Digisaate tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia. Tere, head kuulajad, 24. oktoobri nimetu digisaade on teiega ja meie oleme siin saates täna kolmekesi, Hans Lõugas, Henrik Rõnemaa, Meelis Väljamäe ja vaatame, mida meil sellest eelmisest nädalast on kõrvu ja silmi jäänud tehnoloogia valdkonnast. Ja esiteks peame rääkima sellest, kuidas Apple tõi ilma suuremate fanfaarideta välja täienduse oma tahvelarvutite rivistusse, uued iPadid ja püüame sellest pikast rivist sotti saada, et mis on mis ja miks, milleks hea on. Räägime uue iPhone'i muljetest, Eesti interneti kiirustest, on need head või halvad ja siis veel paarist suurest tehnoloogia ettevõttest, kes võib-olla teevad meile midagi huvitavat. No nii, oktoobri keskpaigas on üsnagi traditsiooniline, et Apple jätkab uudist selliste pealkirjade domineerimist, kui september oli iPhone'i kuu, siis oktoobris on üsna, kui mitte iga aasta, siis ikkagi väga sagedasti olnud nagu iPad'i kuu, tahvelarvuti kuu. Ja see aasta pole erand, ehk siis eelmisel nädalal Apple'i iPad'i seeria tooterivi sai nüüd täiendust. Ja võib kohe ette öelda ära, et see pilt on päris segane, et iPad on väga palju erinevaid ja enda siis valiku tegemine, ma ei tea, hakkame seda otsast arutama, vaatame, räägime uuest iPadist ja Prost ja siis kogu sellest rivist. Ma saan aru, et see, mis välja tuli, see on uus tavaline iPad, lihtsalt nimega iPad, eks? On mul õigus? See on, jah, põhimõtteliselt on sul õigus, aga see ei ole nii lihtne. Just nimelt. Et kui me praegu vaatame, et milliseid iPad'e siis Apple müüb, siis kui me hakkame sealt altpoolt otsast või odavamast otsast pihta, siis on iPad mini, siis on iPad, siis on iPad. Oota, iPad mini on lihtsalt väikse mõõdu, kui see on mingi 8 tolli vist. Jah. Ja ühesõnaga iPad mini, siis on iPad, siis on iPad, siis on iPad Air ja siis on iPad Pro. Ja terava kõrvaga kuulaja ilmselt pani tähele, et seal keskel ma ütlesin 2 korda iPad, ehk Apple tõi välja uue iPad'i ja jättis müügile vana iPad'i ja need on suhteliselt totaalselt erinevad tooted. Kuigi tegelikult see loogika on olnud, eks ole, Apple'il selline, et iPad mini on väike. Kes tahab suuremat kui telefoni, aga väiksemat kui iPad'i, teatud mingisugune kasutusmudel sellel on, ma täpselt ei tea, mis ta on, aga las ta olla. Ja siis oli see iPad nimega iPad, mis oli, Meelis ütled peast palju Eestis kaind oli, 300 midagi oli see. 329 vist jah, nad ei kuidagi moodi saanud seda alla 300. Nagu normaalne, odav iPad, ehk iPad enamikele inimestele, ma ütleks, kes vajavad iPad'i. Suhteliselt hea hinnaga, täitsa normaalne seade. Siis oli sealt edasi oli iPad Air, mis minu jaoks oli, ma ei ole täpselt aru saanud, mis selle Airi mõte on. Sest Air on kõige, ja siis edasi tuleb Pro, eks, mis on hullult kallis, väga heade nagu kõiksugu uute tehniliste omadustega, kõik vidinad-pudinad küljes. Ja see on siis inimesele, kes kellel on lihtsalt palju raha või siis kes ikkagi on leidnud, et ta kasutab seda iPad'i tööks ja mitte töö mõttes nagu veebi lugemiseks, vaid mingisuguse multimeedia sirgeldamise, joonistamise video, mingi nagu keerulise asja tegemiseks, see on Pro. Ja nüüd see Air on olnud selle tavalise iPad'i ja Pro vahel ja natuke nagu tavalise iPad'i moodi ja natuke nagu Pro moodi. Aga ma arvan, et viimati oli nagu suur pluss oli Airil see, et tal oli USB-C port ja ta nägi välja kandiline, ehk et tal oli see Pro disain, eks, et mitte selline vana Apple'i selline ümarguste servadega, vaid see uus Apple'i disain, mis on, kus on, nüüd on uued MacBookid on sama kandilised, iPad Pro ja iPhone'id on ka olnud kandilised. Et see oli siis selline nagu
Airi nagu pluss, et ta nägi välja nagu Pro, aga tegelikult oli pigem nagu iPad või kuskil see kahe vahepeal. Nüüd on nad seda niimoodi nihutanud, et see uus iPad, millest me nüüd siis räägime, mis välja tuli, see näeb välja enam-vähem umbes täpselt samasugune nagu Air. Ehk et ta on saanud selle kandilise disaini, ta on saanud USB-C pordi ja saanud juurde ka 36% hinnatõusu, see on nüüd USA-s, eks, et ta lihtsalt üle $100 panid nad hinda juurde, nii et ma eeldan, et kui praegune on Eestis 329, siis see tõenäoliselt ma ennustan, et see tuleb mingi 449 või midagi sellist. Oi ei, sa eksid. Nii? Lisaks sellele, et nad tõstsid USA-s hinda, nad tõstsid Euroopas rämedalt hinda ja kui ma ei eksi. See on selle dollari kursi pärast kahjuks tõenäoliselt. Jah, aga ma julgen arvata, et see on 599. Ehk siis on Airiga, ma näen siin praegu Prod, kohe otsin üles, meil on kindlasti olemas. Lihtsaim viis, Meelis, mida sa kirjelda, mida sa teed praegu lihtsalt kuulajatele, sa lähed ilmselt Apple'i Soome lehele. Jah, ma üritan ma vaatan meie lehest, ma tean, meil on eelmüügis need asjad olemas. Sul on oma allikas selge. Minu arust oli see uskumatult kallis. Sel juhul küll, see on ikka nagu väga uskumatu, aga ühesõnaga nüüd on siis väljas uus iPad, mis sisult on nagu vana iPad, aga vormilt on siis nagu Air või Pro. Ja on saanud siis kõvasti, USAs on saanud 36% hinda juurde ja mulle tundub Meelist kuulates, et Eestis on saanud veel palju rohkem juurde. Ja alates 599, nii et 600 eurot. Ja minu arust see hind ei erine enam Airist. Palju Air maksab? Ma ütlen. iPad Air, sest et me jõuame tegelikult nüüd asja tuumani sellega, kui sa vaatad selle hinna ära. Et mis mõte on sellel tavalisel iPadil üldse? iPad Air on igal juhul mõttekam toode, kui hind on võrdne, et on ikkagi nagu ta on M1 protsessoriga 80 eurot põhimõtteliselt, eks. Jah, et Apple iPad Air on ikkagi M1 protsessoriga ja ikkagi täiesti teisest puust toode. Kui see hinnavahe on nii väike, siis ma küll absoluutselt üks asi on see, et see 679 on siis vana Air ja uus Air on 799, nii et siin on nagu aasta vahe. Ühesõnaga, nüüd me oleme ikka ise jõudnud selleni, et Apple'i see iPadi tooterivi on mega segane, sest et nad jätkavad ka selle sama vana iPadi müümist. Ja uus iPad on selles mõttes, et ta on saanud suurema ekraani, ta on saanud selle uue kandilise disaini, kodunuppu ei ole enam, sõrmele lugeja on siis sinna power nupu sisse nagu pandud. Kõrvaklapi auk on kadunud, Wi-Fi 6 ja 5G tugi on tulnud. Huvitav on see, et kiibina on kasutusel A14, ehk siis sinna M1 ei ole, M2 ei ole pandud. Ja ma just vaatan siin seda vana Airi, mida ma ütlesin 2020 Airi ja see on täpselt samasuguse ekraaniga ja täpselt sama kiibiga, ehk siis tegelikult see uus iPad on vana Air. Okay. Aga mis on uus iPad on vana Air? Jah, see on 2020 Air on ka selle sama kiibiga ja 10,9 tolli see samasuguse ekraaniga nagu see uus iPad. Ehk siis lihtsalt ja kujundus on ju samaga või tootedisain A14 Bionic kiibiga, eks ole, mis on ka nüüd uues iPadis, ehk siis tegelikult nad on mulle tundub selle eelmise Airi sisu ja teinud sellest uue iPad. Aga mis on tegelikult on siis see vana toode, mis on pandud uus nimi peale ja positsioneeritud kuhugi. Natuke on ikkagi ka muudetud disaini, eks. Nad on teinud ühe väga põhimõttelise uuenduse, sõbrad. Nad on tõstnud selfie kaamera nii-öelda sealt iPadi kitsamalt otsalt, ehk siis kui sa tavaliselt inimene minu arvates, tavaliselt inimene hoiab iPadi käes nii-öelda püsti, nagu raamatut või nagu portrait mode'is öeldakse, siis Apple on nüüd pannud selfie kaamera esimest korda üldse sinna laiema külje peale, ehk nagu mõte on siis justkui selles, et seda iPadi hoitakse käes nagu pilti või landscape mode'is või laual, jah. Ja paljudele inimestele see uuendus meeldib, mina ei oska midagi öelda, ma ei ole iPadi kasutaja, aga minu arvates see on lihtsalt huvitav, et nad on sellise väga nagu suure muudatuse ikkagi teinud. Ma ei oskagi selle, Hans, kas sina oled iPadi kasutaja, sa oskad midagi arvata sellest? Ei ole kasutaja ja ei näe ka, et ennast saamas selleks, aga juhin tähelepanu veel üks põhimõtteline muudatus, mis nad on teinud selle vana mudeliga. Nad on siis välja kiskunud selle Lightning pordi panda asemel USB-C ja sellega on hind tõusnud. Siin ongi nüüd see, et eks ole, alguses võis arvata, kui need kuulutud tulid, et asendatakse ära see kõige odavam iPad ja mis automaatselt tähendab seda, et kõik iPadid on nüüd USB-C-ga ja Lightningut enam ei ole.
aga praegu seisuga jääb see vana iPad ikkagi alles. No vana on ju. Ja kui nüüd peakski juhtuma see, et see vana lõpuks ära kaob, me ei tea, kas ta kaob, aga hinnavahe on sel juhul, eks ole, väga suur, et põhimõtteliselt ju see hinnavahe vana iPadi ja selle uue Airi vahe või uue iPadi vahel, mul kõik segamini juba, on tegelikult ju pea 2 korda. Ja see uue hind on ikkagi nii hull, et me võime siin rääkida inflatsioonist ja dollari kursist ja millest iganes, aga see on ikkagi niivõrd hull, et kui nüüd peaks juhtuma see, et see vana lõpuks ikkagi nagu nii-öelda pensionile saadetakse, siis mina kõige odavam iPad on 6 sotti. Jah, need kukuvad nagu täiega, sest et kes ostab endale 600 eurost asja mingis meediatarbimiseks või lastele mängimiseks, et see tõstaks Androidiga tahvlite müüki, kuna need ei ole ühtegi pidi nii hullud, kui sa tahad sa vaadata YouTube'i või Netflixi, eks. See on ka põhjus, miks seda vana mudelit veel edasi toodetakse, ma arvan, et hoida seal rivis allpool. Aga kui me oleme juba siia sukeldunud iPadi maailma, siis teeme korraks selgeks selle, et kui te nüüd vaatate, et 600 eurone on see uus iPad, mis sisult on vana Air ja mõttetu osta, siis mis seal nagu rivis edasi tuleb. Ja ma korra panin lihtsalt kõrvuti iPad Pro ja iPad Airi, mis on siis need viimased mudelid, mida Apple müüb. Olgu selgelt, et see iPad Pro on siis kõige kallim nii-öelda profitööriist, aga mul hakkab tunduma, et see iPad Air on seal kallimas otsast kõige mõistlikum valik, sest see uus Air, mis praegu on müügil, see on tegelikult ju M1 protsessoriga. See on see hea jõudlusega, hea aku tarbega protsessor ja iPad Airil on USB-C laadimine ja väga paljud näitajad tegelikult on samad, mis Pro'l isegi, mida ei ole sellel Airil on sellised asjad nagu see lidar kaamera, mis on Pro siis tahvlitel. Ma täpselt ei ole veendunud, mida sellega teha, aga seda ei ole Airil. Mingi asi on ju, väga vinge asi, mis teeb selle kallimaks ja mida ei ole, mingi 120 hertsist ekraani, vaid on madalam, mis ka jällegi on selline, tegelikult ei mõjuta. Et see iPad Air on seal kallimas otsas kõige mõistlikum, on palju parem kui see tavaline iPad, mis on juba üsna kallis ja tegelikult ei ole tast üldse vähem puudu kui iPad Pro'l. Näotuvastust ei ole, vaid sa pead sõrmejäljega tegema lahti siis ka. iPad Pro'del on näotuvastust. Aga iPad ei ole telefon, mida inimene avab 140 korda päevas, vähemasti enamus inimesi. Ma võin veel ühe sellise Pro nõuande iPadi ostjatele anda ja selleks on hangi lihtsalt mingi kasutatud iPad. Sest ega need üle aastate need tooterivid on neil ikkagi suhteliselt vähe muutunud ja kui me mõtleme, et miks inimene iPadi hangib, mida teeb keskmine inimene iPadiga, siis kui tal ei ole tõesti mingit spetsiifilist vajadust pliiatsite, multimeedia jõudluse, suure võimsuse, kõige selle järgi, siis mina väidan, et ei ole eriti palju vahet, millise viimaste aastate iPadi sa YouTube'i vahtimiseks või artiklite lugemiseks või lastele mängida andmiseks ostad. Ja sellega on võimalik väga palju raha säästa ja need iPadid kestavad, nad on kurikuulsad selle poolest, et inimesed ei vaheta neid välja aastaid ja aastaid, sest lihtsalt puudub vajadus. Jah, mina olen üldse nagu sellise seisukohal võib-olla ebapopulaarne seisukoht, aga niisama meedia tarbimiseks, lastele mängida andmiseks ongi, et kas kasutatud iPad või mingi lihtsam Androidiga tahvel, siis ma ei näe, et sellel peaks olema, ühesõnaga, et kui sa ei tee tööd ja sul ei ole vaja Pro'd, eks ole, siis üle 200-300 euro selle peale kulutada, ei ole lihtsalt mõistlik. Aga üks anomaalia mul tulis praegu otsingust välja, kui ma vaatasin hindu, siis kui te tahate endale 5G toega iPadi, siis iPad Air uus siis, eks ole, 5G-ga 64 giga maksab 1000 eurot ja iPad Pro 11-tolline eelmise aasta mudel 2021 128 gigane maksab 949 ehk siis on odavam ja tegelikult okei, ta on tehniliselt 1 aasta vanem mudel, aga tal on sama M1 kiip ja topelt kogus mälu, eks ole, ja ta on Pro, nii et tasub võib-olla seda vaadata hoopis. Ühesõnaga, väga suur segadus. See on siis M1 Pro. M1 Pro. Just, see on päris mõistlik valik. See on väga mõistlik valik. Me oleme kulutanud 13 minutit 43 sekundit oma saatest nüüd sellele küsimusele, mis ma arvan suurema osa meie kuulajaid jätab külmaks ja kus tõesti, kui te midagi siit meelde jätate, siis ma arvan Meelise soovitus, osta mingi Androidiga tahvel või B, kui sul on terve pere iPadi või Apple'i ökosüsteemis, nagu näiteks meil on kõik need mingid
ma ei tea, kontode mingid lubamised, keelamised ja võib-olla Apple Arcade ja kõik, et siis mina osta lihtsalt mingi iPad, mis sulle ette jääb, mis on viimasest mõnest aastast. Et aga minu loogika siin on see, et mulle jääb arusaamatuks nii see uus iPad kui ka Air, et minu jaoks on nagu see, et ongi vaja nagu kahte mudelit, üks on see nii-öelda soodne iPad, mis maksab 300 kopikatega ja teine on siis nii-öelda Pro, millega tegelikult saab tööd teha, kui sul on vaja tööd teha nagu väga sellist tõsist tööd, eks ole. Et ongi kõik, et ma ei tea, miks seda vahepealsed vaja on. No, ilmselt on seal taga, see on ka laiem teema selle kohta, et mis on selline Apple'i toote filosoofia. Ilmselgelt seal praegu valitsevad teaduslikult väga läbi testitud mingisugused jaemüügi spetsid, kes ütlevad, et kui sa paned sinna toote rivile alates 300 kuni 1500 euroni iga natukese maa tagant hinnasammuga mingi toote, siis see on sulle lõppmarginaalile kasumlikum kui lihtsalt hoida lihtsana, et see ei ole nagu meie jaoks tarbijate või ostjate jaoks kuidagi lihtsam, aga ju siis Apple optimeerib kuidagi oma äri. Nii tarbijate kui müüjate jaoks on eriti keeruline veel see, et kõigil nendel mudelitel on 4-5 erinevat värvi või mõnel on 2 erinevat värvi ja mitu erinevat mälukonfiguratsiooni, et tegelikult neid asju on kümneid või mitte sadu, eks ole, nii et ja. Aga tegelikult, kui me iPadist enam ei räägi, siis Apple tuli välja veel üks uus seade, nimelt Apple TV 4K uus mudel, millel on rohkem mälu ja üks huvitav asi on see, et väidetavalt, ma ei tea, kas siin Eestis ka see või Euroopasse jõuab niimoodi, aga USAs sellepärast, et uus 4K Apple TV müügile tuli, kadus ära siis see vana HD, ehk siis nagu igivana, üsna kallis Apple TV, et seda nüüd asendab see uus. Ja uuest on 2 mudelit, muideks uuele on ka puldil nüüd USB-C pesa, mitte enam Lightning, nii et sinna suunas ikka lähevad. Millega pulti laadida ja 2 mudelit on, üks on siis 64 giga mäluga, teine on 128 giga mäluga ja 128 versioonil on ka füüsiline võrgupesa ja Fred raadio, mis tähendab seda, et ilmselgelt Apple suunab seda kallimat mudelit kui sellisest kogu aeg töös olevaks nutikodukeskuseks, eks on, millega saab siis HomeKiti juhtida või tulevikus Matter seadmeid juhtida, et see on 2 ühes seade. Aga lõpuks ometi nad on saatnud nagu pensionile selle igivana mudeli, mis 4K-d ei toeta. Ja sellega seoses, ma ei tea, kas te olete näinud, aga ma vaatasin USAs vähemalt on tulnud väga head pakkumised müügile, kus selle siis nii-öelda vanema 4K Apple TV saab juba vist alla $100, mis asi, mille ma kohe ostaks ära, kui oleks Eestis või Euroopas selline pakkumine. Just, siis meil meenustame siiamaani see kurioosum, et vana maksab rohkem kui uus või midagi sellist. Et nagu me elame ikka kuskil maakera kukla poolel, nagu ükskõik mis sajand on. Jaa, ma võib-olla Apple'i teema kokku tõmbamiseks. Kas tõmbame kokku või lähme telefoni juurde? Ma just mõtlen, et ma räägin telefoni ka kiiresti ära, et ma siin mitu saadet tagasi ikkagi olen rääkinud, et ma plaanin osta tõenäoliselt iPhone 14 Plussi, mis on siis nüüd sel aastal välja tulnud suurem mudel iPhone'ist. Ja ma tegin ikkagi oma ähvarduse teoks ja ma siis saan teile raporteerida, kuidas on elu iPhone 14 Plussiga. Ja see on suhteliselt lühikene jutt, sellepärast et sisu poolest ei ole neil tegelikult mitte mingisugust vahet ja elu iPhone 14 Plussiga on täpselt samasugune nagu elu iPhone 14-ga, mis on, ma arvan, 98% samasugune nagu elu iPhone 13-ga. Ja niimoodi ta läheb, eks, et iPhone on iPhone. Küll aga ma võiksin nendega sellise enda füsioloogia kohta teha tähelepaneku, et ma olen 2 aastat kasutanud iPhone 12 ja tuleb välja, et kui su keha on harjunud 2 aastat väga palju kordi päevas kätte võtma midagi ja tegema mingeid liigutusi ja tunnetama seda asja sisuliselt pool päeva oma käe küljes, siis harjumine suuremaga läheb väga raskelt. Absoluutselt minu organism ei saanud aru, mis asi see nüüd on, kuidas ma seda hoian, miks ta nii raske on, kuidas see tasakaal on jaotatud, mida ma üldse sellega teen ja nüüd on mul läinud nädal aega või rohkem on siis läinud ja eile ma esimest korda tundsin, et juba nii-öelda käe ja sõrmede jaoks oli enam-vähem kodune tunne seda taskust välja võtta ja kuidagi kasutada, väga raskelt läks. Võib-olla tuleb vanusega, et ikkagi oled juba harjunud oma asjadega. Aga 2 tähelepanekut ja on see, et aku peab ülihästi. Ma olen siin ikkagi 2 mobiilivõrgus korraga ja eile hommikul kell 7 võtsin laadijast ja siis täna hommikul kell 7 oli üle 30% veel alles.
ja noh, ta tegelikult sai eile päeval ka ikkagi päris korralikku kasutust. Nii et kellel on vaja sellist aku championit, siis ma küll julgen öelda, et see iPhone 14 Plus on super ja kui ta alguses tundus mulle väga-väga suur, noh siis nagu ma ütlesin, nüüd mul on olnud aega harjuda, et ta on suur, aga ta ei tundu enam nii suur. Ma küll absoluutselt kindlasti rangelt soovitan sinna ümber osta mingisuguse kesta ja kaitseklaasi. Sellepärast, et kui meie igasugused taskud ja muud kohad, kus me seda telefoni paneme, on tavalise iPhone'i suuruse järgi nüüd ikkagi väga hästi kohanenud ja need tavalised iPhone'id mahuvad sinna ära, siis sellega mul oli ikkagi pidevalt probleeme, et noh, kas ta ei mahu taskusse või taskust välja tõmmates jääb mingi õmbluse taha kinni, mis on vales kohas ja ma olen ta ikkagi suutnud juba paar korda maha kukutada, nii et kest on vajalik ja veel üks huvitav tähelepanek on see, et kui sul on akut vaja, siis sa võid osta, aga kui sul on telefon, ma ei tea, sotsiaalmeedia ja uudiste lugemiseks, e-mailide vaatamiseks, siis ma tegelikult tal ikkagi mingit erilist mõtet ei näe, et jah, sa saad fondi panna suuremaks, eks ole. Sa mõtled ekraani suurusel? Jah, et sulle nagu nii-öelda nagu mahub sinna rohkem, aga noh, teksti podcastide, ma ei tea, mis iganes sellise asja jaoks, seal ei ole mitte mingisugust vahet, aga väga tuntav vahe on siis, kui su elus on tähtsal kohal asjad nagu Instagram, YouTube, TikTok, ma ei tea üldse, mis iganes pildilised asjad, võib-olla mängimine telefoniga, et siis see ekraani suuruse vahe on ikkagi väga arusaadav, et vau, see on kihvt. Minu elus ei ole kahjuks või õnneks need asjad nii hirmus tähtsal kohal. Ma ilmselt kasutan seda telefoni edasi või võib-olla müün maha, ma vaatan. Aga jah, et need, kes on selles pildilises kihvtis uues maailmas elavad või videomaailmas või mängumaailmas, et need kindlasti saavad palju kasu. No ja pluss seal sellisel juhul ka see aku parem vastupidavus mängib ka juba rolli jällegi. Nii et mina arvan, et see on õnnestunud toode, aga ma tean, Meelis tahtis refereerida meile ühte artiklit, mis väidab, et tegemist on täieliku läbikukkumisega. Jah, et liiguvad kuulujutud, et tegelikult ju see pluss tehti sellepärast, et Apple'il olid andmed, et mini ei olnud esiteks väga edukas, kuigi on väga väike, aga väga häälekas kogukond, kes väga mini fännib, mulle ka tegelikult kõigist iPhone'idest meeldib mini kõige rohkem. Aga et mini ei olnud nii edukas, kui Apple soovis ja igalt poolt tuli signaale, et tahetakse nagu soodsamat ja suuremat telefoni, eks ole, sellepärast see pluss tehti, mis on siis nagu suurema ekraaniga tavaline iPhone, eks. Aga nüüd on nagu kuulda, et vähemalt esialgu väidetavalt, ega meil numbrid tegelikult ei ole, on see nagu üsna kolinal läbi kukkunud, ehk siis müügid on veel väiksemad kui minil ja Apple juba teatab partneritele, et nad tõmbavad nagu hoolega müüki kokku, müük või tootmist kokku, sest et müük ei ole järgi. Et noh, tegelikult me ju ei tea, kas see on tõsi või mitte, aga sellised kuulujutud käivad, et see on üllatav, sest et mina oleks koodanud, et suure ekraaniga soodne või kui soodne, aga soodsam iPhone on edukas. Aga selle eest Prosid müüakse rohkem kui Apple eeldas, nii et kõik tahavad Prod saada, võib-olla see uus disain või see ilma kulmuta lahendus on äkki see, mida inimesed ootavad siis praegu. Ma arvan, et see on ka ikkagi nüüd aastate jooksul ära tõestatud, et mis iganes suurusega see nii-öelda tavaline iPhone praegu on. See on tõenäoliselt telefoni jaoks see õige suurus, sest ta mahub taskusse, ta mahub kätte. Enamikel inimestel pöial ikkagi suudab enam-vähem üle selle ekraani liikuda väikese peopesa gümnastikaga ja ekraan on piisavalt suur, et seal oma vajalikud asjad ära teha. Ma arvan, et nad proovisid väiksemaga, ei läinud kaubaks, nüüd nad lihtsalt proovivad suuremaga ja ma ei imesta tegelikult, kui see ei lähe kaubaks. Et see on tegelikult selline puht emotsionaalne minu arvamus, mis nagu ei kandideeri mingisugusele tõele, aga kunagi siin, kui tuli see, kus äkki oli iPhone 12 või 13, pigem 12, kui tavalise iPhone'i kaamerad ja muu sisu läks piisavalt heaks, et ta oli väga sarnane Prole, kus ma ütlesin, et tegelikult Prod ei ole nagu pointi osta, sest et see 13 või 12, mis tollega oli tavaline, oli piisavalt hea ja hinnavahe oli piisavalt suur, siis praegu mulle, kui mina peaks praegu endale iPhone'i ostma, siis ma kindlasti ostaks mulle pigem Pro, sest et hoolimata hinnast mulle see uus disain või see ilma kulmuta lähenemine ja see pilddisain ülevalt ja nii edasi meeldib niivõrd palju rohkem lihtsalt, et sellepärast ma nagu kulutaks selle peale. Võib-olla ma pole ainus, kui me vaatame nüüd neid kuulujutte müüginumbrite koha pealt, eks ole. Prod on nii rasked, minu jaoks on ikka endiselt see probleem, okay. Nad on tõesti rasked, sest seda kolu on sinna sisse ja külge pandud palju ja ma tegelikult selle plussi juures ka juba mõtlesin,
et see klaasist tagakaas, no see peab kaaluma päris palju ja ma kahtlustan, et 90, ma ei tea, mis protsenti inimesi võtab selle imelise läikiva klaasist tagakaane ja paneb kõmaki mingisuguse kesta sisse. Nii et minu poolest võiks seda tagakaant üldse mitte olla või no jumala eest, pange mida iganes sinna, niikuinii ma panen selle kesta. Jah, et minul ka ei ole kunagi olnud midagi plastikust tagakaanega telefonid vastu, et tagumine klaas ei pea olema klaasis, see teeb tõrnemaks ja raskemaks just, eks ole, et hoidku, ma ei tea, palju sealt õnnestub kokku hoida, võib-olla meie saadet kuulab mõni iPadi parandaja, kellel on need tagaklaasid kaalugu ära saatku, aga ma arvan, et sealt õnnestub, no isegi kui 10 grammi õnnestuks kokku hoida, siis see on telefoni käsitsemises ülihästi tunda. Te ei arva, et see on 200 ja 190 vahe on tunda, aga proovige, see on tunda. Mul rohkem ei ole selle kohta midagi öelda. Ma võib-olla süstiks siia korraks veel selle teema lõppu natuke hinnaanomaaliaid, kui me siin Apple TV-st rääkisime, siis praegu on nii, et tavaline Apple TV, see vana, mida väidetavalt see enam ei toodeta, mis ei ole 4K toega, maksab täpselt 10 eurot vähem kui sama suure mäluga 4K toega, ehk siis miks mitte osta see 4K toega mudel. Ja mis hind on siis? 129 versus 139. Aha. Ja uus 4K Apple TV maksab lausa 10 eurot vähem kui vana 4K Apple TV sama mäluga, ehk siis 149 või 175 versus 176, nii et 1 euro maksab uus vähem kui vana. Mis see Apple TV mõte üldse on? Palun seletage mulle, ma ei taha kuidagi halvustada, ma päriselt lihtsalt ei tea, et mis see point on? Apple TV mõte on see, et kui sa oled väga suur Apple'i fänn ja sul on kõik asjad kodus Apple'i omad ja kasutad kõik Apple'i teenused, siis neid on seal hästi mugav kasutada ja lisaks saad vaadata YouTube'i, Netflixi ja muid asju. Kui sa ei ole väga suur Apple TV fänn, sa ostad omale Xiaomi pulga või rendid Teliast selle uue Androidiga digiboksi ja saad kõik oma teenused sealt kasutada. Ja sa saad kordades odavamalt need või sa võid osta Amazoni Fire TV või Chromecast on natuke teistsugune asi. Mina kusjuures just ostsin omale siin koju uue Amazoni Fire TV 4K Maxi, mis on kõige kangem Fire TV, mis neil olemas on, see pulk, eks ole, maksis ta koos transpordiga natuke alla 40 euro ja sain seal peal tööle ka Telia TV äpi ja Jupiteri ja nii edasi ja 40 euro eest pulka väga palju. Aga mis need Apple'i teenused on, mida sa välja tõid siis selle Apple TV juures, et kas see on Apple Music ja siis see Apple'i streamingu teenus või mis on nii väga... No just, et tegelikult tänapäeval enam vanast oli ju see, et Apple olid eksklusiivselt nende peal, aga tänapäeval nagu enam ei ole, sest et näis Apple TV on saadaval ka Androidile, küll jah, tõesti Android TV pulkadele või nende karpidele ei ole Apple Musicut on telefonis, eks ole, on olemas. Aga kõik muud asjad on ju tegelikult saadaval Apple teenused ka teistel platvormidel, nii et see ei ole enam nii kinni, kui ta vanasti oli. Aga ilmselt on ikkagi see, et kui sul on kõik Apple seadmed, sa tahad, et see ökosüsteem neil töötaks harmooniliselt koos ja nagu ma just ennem rääkisin, et kui sa tahad mingi asi juhiks su HomeKiti põhist turvakeskust või muid nutiseadmeid, siis see on ka võib-olla üks point, miks seda osta, aga jah, et minu arust on see, et need hinnad on neil ikkagi natukene väljast teist sellest, mis on maailmas toimub. Hinnas on Apple'i koefitsient väga kõva sees, sellest ma ütlengi, et kui alla 100 euro saaks selle asja kätte, siis oleks täitsa juba atraktiivne, 170, 180, jah, kaheldav. Aga võib-olla me paneme selle Apple'i peatüki kinni tänases saates, kui ei ole kellelgi veel midagi jäänud hingele, siis vaatame edasi ja avame järjekordse peatüki, mis kunagi ei ole selge ja läbipaistev ja jätta inimesi ükskõikseks Eesti internetikiirused. Ma saan aru, et on üks portaal andnud välja sihukese ülevaate Eesti kiirustest. See on see speedtest.net on tegelikult mitte ainult Eesti, vaid nad annavad perioodiliselt välja ülevaateid maailma internetikiirustest. Ma natuke sorisin seal ringi, sest see on kuidagi saanud mulle väga südamelähedaseks teemaks viimasel ajal ikkagi. Minu arvates tuleb avalikkuse ette tuua julmalt tirida lihtsalt avalikkuse ette see, kui kehvas olukorras Eesti nagu eelkõige just püsiühenduste alal on. Ja meie telekomid on seda muret kuidagi aastaid, ma ütleks isegi avalikkuses nagu ignoreerinud ja püüdnud vältida ja nad alati ütlevad, mitu 100 000 inimest jälle on ühendatud kiire internetiga ja ma saan aru, et töö käib, aga see töö käib küll
mingisuguses kolmanda maailma tempos mulle tundub, sest Eesti on siis kogu edetabelis mobiilikiirustelt maailmas 33. kohal. Ja seal on osaliselt on seal geograafia mängib meie kahjuks, eks. Sest kui sa võrdled Singapuriga, kus kõik inimesed elavad 2 ruutmeetri peal koos, Soome jagu inimesi, ja sa võrdled Eestiga, kus inimesed on väga harali laiali, siis loomulikult need kiirused ei saagi üle riigi olla need, mis nad on sellises väga tihedas linnakeskkonnas või ka näiteks Hongkongis või Dubais või midagi sellist. Et seal mobiili osas ma natuke viriseks ja meil oma et ka 5G ikkagi on väga hiljaks jäänud Eestiseks, et see kindlasti paneb ka mingit põntsu sinna. Muide, lihtsalt vahemärkusena, sa tõid siin juba riikide võrdluse sisse, selles samas speed testis on ka siis üle maailma need edetabelid ja Soome, kelle geograafia on ka väga-väga suur ja selline hajaasustusega on seal edetabelis 20. kohal ikkagi Eestist kõvasti ees. Mobiili edetabelis. Mobiili interneti. Meil on siis mobiilis oli selline agregeeritud või keskmine kõiki operaatorite allalaadimiskiirus oli Eestis 57,33 megabitti sekundis, mis minu arvates on okei. Ja üleslaadimine oli 10, mis ta on mobiili paratamatus. Aga me jõuame nüüd püsiühenduste juurde. Nii et kui me mobiilis olime 33. kohal, siis püsiühendustega me oleme maailmas 64. kohal. Ja meist tagapool ei ole praktiliselt mitte ühtegi riiki, millega me isegi tahaksime samas lauses ennast näha, ükskõik mis kontekstis. Me oleme põhimõtteliselt kõige viimane riik vähegi arenenud maailmas. Võib-olla ma selles mõttes liialdan, et äkki korjab sealt välja 1-2 riiki kuskilt meie tagantpoolt. Aga see seis on ülikatastroofiline Eesti jaoks ja me oleme ka üks väheseid nii-öelda arenenud riike, kus mobiili allalaadimine on riigis kiirem kui püsivõrgus allalaadimiskiirused. Kujutage nüüd ette seda, me oleme jõudnud omadega sellisesse seisu ja väga kõnekas on see Telia võrgus, kus mobiili allalaadimiskiirused Telia võrgus on 73 megabitti sekundis ja püsivõrgus 48. Ja see vahe ei ole, hästi palju riike on, kus need vahed on, kus need numbrid on sisuliselt võrdsed, mobiili ja püsivõrgu allalaadimiskiirused või on nad seal mõni megabitti ühe või teise kasuks, aga selliseid vahesid ikkagi naljalt mitte kusagilt ei leia ja ma ei oskagi rohkem selle kohta midagi öelda, et mulle tundub, et see on tõenäoliselt saamas Eesti konkurentsivõime takistuseks mingil hetkel, et kui sa ikkagi istud oma selle 10-20, ma ei tea, mis iganes megabitise ühenduse otsas kusagil ja sa elad kuskil kesklinnas, me ei räägi sellest, et sa oled otsustanud kolida Soosaarele mingisse vanasse suitsusauna, eks ole. Vaid me räägime sellest, et sa elad mingis täiesti adekvaatses Eesti linnas, täiesti adekvaatses rajoonis, võib-olla kesklinnas, võib-olla eramajade rajoonis, võib-olla isegi suurte majade rajoonis ja sulle lihtsalt ei tooda ühendust koju, mis oleks kiirem kui 40 megabitti sekundis. No see ei kuulu nagu tänapäeva Euroopa juurde selline jama. Mulle tundub, et siin ongi 2 asja, eks. Esimene asi on see, mida sa ütlesid, et ühendusi ei ole, ehk siis ühendus on kehvad isegi linnades, kuigi siin, ma ei tea, minul on näiteks siin sama asi meie majas, et kuigi on olemas Telia optika ja ma saan soovi korral gigase neti, siis tegelikult konkurentsi ei ole, ehk siis Telia on siin majas monopol, mis tähendab ka seda, et hinnad ei liigu mitte kuskile poole, eks ole, mitte kunagi. Ja teine asi ongi hinnas, ehk siis minu arust meie kiiremad netiühendused on niivõrd kallid, et mitte kellelgi ei ole mingisugustki sellist vajadust või põhjust, kelle väga suur vajadust ei ole põhjust uuendada või ennast kiirema paketi peale tõsta, sest et kui sul gigabitt maksab 100 ja 300 maksab 20, eks ole, siis 300 sulle piisab nagu enamus asjadeks igal juhul. Ja mujal maailmas mulle tundub ongi see, et käib väga suur surve sellele, et inimesi kiiremate pakettide peale ümber viia igasuguste erinevate kampaaniate pakkumistega, eks ole, siis meil nagu tehakse kõik võimalik selleks, et inimesed ei võtaks seda kiiremat paketti. Ja no Eesti kiirema sellise isegi ma arvan 500 megabittise ühenduse hinna eest saab, ma just vaatasin Hispaanias tänaval reklaami, saab gigabittise ühenduse ja terve pere mobiiliühendused piiramatu mobiilse dataga. No millest me räägime? See ei ole kuskilt poolt okei, kuhu me oleme nagu suutnud Eestis langeda, et see
ikkagi absoluutses mudaliigas veeta oma päevi ja siis korrutada endale, et see kõik on okei, see on imelik jutt. Kas keegi on operaatorite käest küsinud, miks see nii on või nad ega midagi väga ei ütle? Eelmine nädal oli teil seda 5G arutelu, kas te seal küsisite seda? Ei küsinud? Ja ikka küsisime, aga ega nad ei ütlegi midagi, nad ütlevad, et umbes töö käib ja jälle ühendasime, ma ei tea, mitusada peret kuskil ja jube kallis on see kõik ja nii edasi, aga selles mõttes sul on õigus, Meelis, et üks pool on see kaablite pool, eks, ja teine pool on tõesti see, et kui meil konkurentsi ei ole, siis need hinnad ongi absurdsed ja konkurentsi ei ole, kui iga operaator on sunnitud oma kaableid vedama mööda linna ringi. Just. Et see on hästi ebameeldiv olukord. Mina olen aru saanud, meie majas on see, et Telia monopol on siin sellepärast, et arendaja sõlmis Teliaga lepingu, et Telia oli ise oma kuluga nõus selle kaabli vedama ja arendaja pidanud selle peale maksma ja siis lubati, et keegi teine ei tuleks. Jabur. See on väga jabur. Elanike käest ju keegi ei küsinud, tulevast elanike käest, eks ole. Ja ikkagi kuidas üldse, miks on riik või linn või kes iganes neid planeeringuid kinnitab ja neid allkirju annab, et miks nad lubavad aastakümneteks tsementeerida selliseid monopoolseid olukordi ka uutes arendutes tervete rajoonide kaupa, see on sügavalt arusaamatu mulle. No see, kuidas riik lubab arendada asju poolikult ja jaburalt on minu jaoks sügavalt arusaamatu kogu aeg olnud ja siin ei puutu see ainult digisse ja kaablitesse, vaid minu arust on ka see, kui ühe tänava ääres tehakse 8 arendust ja siis iga arendaja teeb oma maja ette kergliiklustee ülejäänud tee, sa pead talvel pimedas lumeses sõidutee peal käima ja lootma, et keegi selle otsa ei sõida, eks ole, et nagu riik ei nõua, et kui sa planeerid arenduse, siis tehakse sinna ka nagu taristud ja teed valmis ja siis vaadatakse edasi, kuidas see arendajatele maha müüa, vaid igaüks teeb oma jupikese ja vaadake see, kuidas hakkama saate, et see ei ole normaalne lähenemine. Eks tulles tagasi interneti kiiruste juurde, siis seal on see, et tihti need arutelud sumbuvad ka sinna, et need numbrid pole õiged. Mida Speedtest teeb, kuidas need numbrid saadakse? See on see, kui me kõik nüüd läheme speedtest.net või mõne äpi kaudu teeme seal ühe kiiruse ja koguvad need andmeid on ju, et see on siis selline mitte representatiivne kõigist Eesti internetitarbijatest, vaid ainult need, kes juhuslikult käivad selle oma interneti mõõtmes. Ma ei tea, kas see on päris õige kriitika või mitte, et see ei saa olla õige kriitika, kui me oleme, mis kohal me olime 64. kohal, et siis Eestis käivad ainult need hästi aeglase internetiühendusega inimesed mõõtmas ja 63 meist eespool olevat riiki on siis sellised, kus käivad kiirete internetiühendustega inimesed mõõtmas ja aeglasti omad ei käi või mis jutt? Jah, et need alused on ju samad, mismoodi mõõdetakse, teine see on see, et samamoodi mõõdetakse ju avaliku arvamuse küsitlusi, küsitakse 1000 inimese käest ja siis niimoodi kantakse üle kogu riigile, eks ole, et see tuleb sama välja. Ja siis teine kriitika, võtame seda nüüd ette, et siis saame need eest ära, et jälle pärast kellegil kodus üksi seinaga rääkimist, et need numbrid, näiteks selle Speedtesti globaalses indeksis, kui me vaatame Eesti kohta, nagu sa ütlesid, mobiilis on meil 57,33 megabit sekundis allalaadimine ja püsivõrgus 57,0. Et need on mediaannumbrid, aga statistikas on erinevad asjad, mediaan ja aritmeetiline keskmine ja keskmised numbrid on need mobiilis 94, püsivõrgus 102, kõik on palju ilusam, me oleme väga rõõmsad, 2 korda kiirem. Aga argumentile, kelle vastu on see interneti kiirused võivad 1000-kordselt erineda, et pole ime, kui mul lähed kontorisse Telia võrgus, paned 1000 megabitti sekundis. Siis lähed koju, paned 10 või 20. Jah, just ja saad keskmise, mis on seal 500 on ju. Et tegelikult see ei ole õige, sest et mediaan näitab ikkagi rohkem võrdselt, kui palju on aeglasem ja palju kiiremaid internetikasutajaid Eestis ja selles mõttes on see ausam pilt, et see 57 on ebameeldiv, aga ausam number. Nii et ma ei teagi, see on kuidagi lootusetu nentimine alati, et need numbrid on halvad ja nagu ma arvan, et see ongi lootusetu sellepärast, et kui Eestis need riigiasutused, kes peaksid selle küsimusega tegelema, me räägime siin konkurentsist, me räägime sellega, mis hinnaga üksteise kaablitele juurde peab pääsema, võib-olla me räägimegi sellest, et kas majadesse peab iga operaator oma kaabli vedama või saab seda kuidagi mõistlikumalt korraldada, on ju. Et niikaua, kuni need riigiasutused normaalselt tööle ei hakka, siis ka loomulikult mitte midagi ei juhtu, me võime siin viriseda ja kõik võivad kaasa noogutada, aga see ei huvita lihtsalt mitte kedagi ja inimesed ei saa ka jalgadega hääletada nii-öelda, sest minna ju mitte kuhugi ei ole. Ja ainuke asi, kuhu nad minna saavad, on siis kolida rõõmsalt üle mingisuguse 4G või 5G paketi peale ja see tegelikult paneb, esiteks nad on ikkagi, need operaatorid saavad ikkagi oma raha kätte ja teiseks klient on vihma käest räästa all, sest
vähe on maailmas paremaid asju kui fiiber sinu toaseinal. ja just ja meie oleme Eestis ikka olukorras erinevalt sinust, Henrik, kas sa eelmine nädal või 2 nädalat tagasi rääkisid, kus igal pool on fiiber, et Eestis sa nüüd lähed valid endale, ma ei tea, tahad kolida uude koju, sa ei pea mitte vaatama, kus on see asukoht ja kas see küttekulud on soodsad ja ühistu toimib või midagi sellist, sa pead vaatama, kas seal aadressil, sellel korteris on fiiberoptika pakkumine ja soovitavalt ka mitmelt erinevalt operaatorilt, et see ei ole absoluutselt garanteeritud, see on loterii ja kui on, siis on see on ju super, et kahjuks me jah, ei ole veel seal. Nii, aga see iga regulaarne mure sellepärast on nüüd eetrisse antud ja lähme vaatame siis, mis veel. Henrik, sa panid meile teemadesse, tahtsid rääkida jälle härra Elon Muskist. Taha temast üldse rääkida. Me oleme tegelikult, ma panin igaks juhuks, mõtlesin, et äkki meil ei ole midagi öelda. Aga ärme räägidest, ma olen ka nõus. Sorry kuulajad. Ma kirjutasin Twitterisse 2 kommentaari, minge vaadake twitter.com /Henrik Roonemaa, et kui keda huvitab, siis aga ma tõesti ei taha oma päeva rikkuda veel sellega, et sellest härrast rohkem rääkida. Meelis, räägi sina meile, sa vaatasid Microsoft Surface'i uudiseid eelmisest nädalast. Tõsi, et nagu ikka, nagu just rääkisime, et Apple teeb iga hilissügi või varasügis või hilissuvi siis iPadi event'i, siis samal ajal umbes teeb Microsoft oma Surface'i event'i ja näitab seal oma uusi arvuteid, aga seekord siis Surface Laptop 5, Surface Pro 9 ja uus Surface Studio, mis on selline väga nišitoode, mida ilmselt me siin kajastame väga pikalt ei pea, et kes sellist asja vajab ja sellega tööd teha tahab, sellist pikali ja püsti käivat suurt puutekraaniga väga kallist arvutit, siis teab, kus seda saab. Aga see Surface laptop on ju tegelikult selline, põhimõtteliselt peetakse USAs vähemalt siis kooliõpilaste või ülikoolis käijate põhiliseks MacBook Airi konkurendiks, eks ole, et ta on siis eeliseks on puuteekraan ja samamoodi hästi õhuke, hästi ilus ja erinevalt paljust teistest siis selle 3.2 kuvasuhtega ekraaniga, mis on tegelikult minu arust parem kuvasuhe üldse, eks ole, et natuke kõrgem kui teised. Ja ega nad väga palju ei uuendanud, et paar uut värvi tuli siuke rohekas ja siis siuke roosa kuld, aga iseenesest nüüd on siis erinevalt eelmisest aastast, kus olid AMD protsessorid, on nüüd Inteli protsessorite peal nad kõik i7 ja i5, et seal nagu väga palju võib-olla midagi muud ei olegi, mis natuke huvitavam võib-olla on see, et Surface Pro 9, nagu me teame, siis see on selline hübriidarvuti või tahvelarvuti ja sülearvuti vahepealne seade, kus on siis põhimõtteliselt tahvelarvuti, kus on taga siis selline jalg, mille peal ta laua peal püsti seisab ja siis selline eemaldatav klaviatuur või klaviatuuriga ümbris, mõlemad saab kasutada. Ja põhimõtteliselt, kui seda niisama kasutada, siis ta ongi nagu tahvelarvuti ja kui eelmine aasta oli 2 erinevat mudelit, oli siis Inteli protsessoriga selline klassikaline tahvelarvuti kujuline Surface ja oli siuke hästi õhuke Surface Pro X, mis oli ARM protsessoriga, siis sel aastal on samas korpus sees need 2 asja, eks enam seda X ei ole, vaid on lihtsalt Surface Pro 9, mis on läinud õhemaks ja raamid on läinud kitsamaks, nagu see trend on. USB pesad on ära kadunud, on ainult USB-C-d ja siis mis protsessor on jäänud? Ongi niimoodi, et on 2 protsessorit on või kaks nagu tüüpi on samamoodi Inteli omad ja on siis ARM, mis on siis SQ3, kui mälu mind ei peta, mis on Qualcomm'i protsessor Microsoftiga koostöös tehtud, ehk siis seal on ilmselt oota, mis sa tahad öelda, et ühe seadme sees on 2 ei, lihtsalt 2 ühe sama disainiga on erinevad mudelid, et vanast oli see, et see ARM protsessoriga oli natuke teise disainiga natuke õhem, eks ole, nüüd on nad mõlemad tehtud hästi õhukseks, aga lihtsalt siis on pandud vastavad soovilised osta erinevad protsessorid ja siis kui sa tahad 5G-ga mudelis, sa pead ostma ainult selle ARM protsessoriga versiooni. Probleem on siin selles, eks ole, et kuigi Windows töötab ilusti ARMi peal, aga kõik äpid ei tööta seal nagu nii-öelda natively, vaid on vaja siis seda virtualiseerida, mis teeb ta võib-olla natukene aeglasemaks ja loomulikult me kõik teame, et mis puudutab ARM protsessoriga arvuteid, siis ega Apple'ile seda keegi praegu veel vastu ei saa, nii et see jõudluse vahe on ikkagi päris meeletu. Aga kui sa tahad nagu lihtsamateks kontoritöödeks või veebis surfamiseks sellist lihtsamat hübriidarvutit ja tahad, et seal oleks netiühendus või mobiilse internetiühendus 5G tugi ja lisaks ka siis ta oleks selline hästi pika akukestvusega siis ja kindlasti peab Windows olema, ega see on suhteliselt ainuke lahendus, eks ole, et kui sulle nagu ei sobi
ma ei tea, iPad pluss klaviatuur või MacBook Air, eks ole. Just, aga tegelikult ütleme, võtame sellise kontoritöö, mis on see ebamärane mõiste on ju. Selles valdkonnas see ARM-i tugi nagu ei ole mingi takistus, et ma kujutan ette, et seal on brauserid, mingid Office'i tarkvarad, Slackid, värgid, sellised asjad, Teams, just. Et Eesti on selles mõttes ikkagi selle Surface'i jaoks nagu selline täiesti kaardilt väljas. Vahepeal suhtlen mingisuguste tööalaselt inimestega, kas Lääne-Euroopast või USAst, siis see Surface'it näeb üllatavalt tihti. Just. Väga portatiivne. Nad ju müüvad sarnaselt Lenovo või HP-ga, nad müüvad nagu hästi palju korporatiivklientidele, eks neid ostaksegi tuhandete kaupa korraga, eks ole. Et üks suur firma otsustab, et nüüd ma teen omale hanke ja Microsoft osaleb selle hankes ja kui ta selle võidab, siis seal ongi sul 10 000 arvutit ühele firmale. Ja ma pean ütlema, kui mul oleks selline töörežiim, et mul on suur monitor ja ma vahepeal liigun ringi portatiivse arvutiga, mis peab olema Windows, ma olen nagu mürki võtmas, et ma valiksin Surface'i, mitte mingi lahmaka, ma ei tea, mis nii-öelda vanakooli laptopi. Ja kui me sellest juba räägime sellest kontorist ja sellisest portatiivsest asjast, mis käib suure monitori külge, siis tegelikult Microsoftil tuli veel üks just huvitav seade välja seal samal üritusel siis kõlari ja mikrofonidega dock, et põhimõtteliselt me kõik ju, kui me ühendame oma arvutit monitoridega, kes me reeglina kasutame mingisugust USB-C dokki või siis mingit dokki, kuhu peal arvuti käib, eks ole, siis see on nüüd selline suhteliselt tavaline muidu USB-C dokk, kus on küljes võrk ja HDMI-d ja USB pesad ja toide jookseb eraldi välja 60 vatti, eks ole, mis on Surface'i jaoks piisav, aga võib-olla mõnda teise arvuti jaoks mitte. Ja lisaks on tal siis selline, ta näeb välja nagu selline keskmine suhteliselt suur Bluetooth kõlar, mis küll mahub nagu enamuse monitoride alla ja mõte on siis selles, et kui sa pead seal pidama mingisuguseid Teamsi või Zoomi kõnesid, siis see on paremad mikrid, kui su arvutis on ja ka loomulikult kõvasti parem kõlar, millega natuke ilusti muusikat kuulata, eks ole, et selline 2-1 seade, mis on nagu tegelikult sellised kas või kodukontori mõistes võib-olla väga üsna mõistlik asi, eks ole, juhul kui sa peab just klappe kasutama. Ja see ei ole mingi lisavarustus, et see on Microsofti siis pakutud? Jah, see on Microsofti esimene selline kõlariga dokk, ega teistel väga sellist ei ole ka, et tavaliselt dokid on ikka dokid ja kõlarid on eraldi, eks ole, aga see on nagu selline 2-1, võtab selle võrra vähem ruumi, eks ole. Ja teine asi, mis on huvitav, on see, et mida seal ei näidatud, et viimased 2 või 3 aastat on Microsoft sellel üritusel tutvustanud oma uusi kõrvaklappe, nii kõrvapealseid ja kõrvasiseseid ja üldiselt on neid kiidetud mikrofonide kvaliteedi pärast, aga mitte võib-olla niivõrd nagu helikvaliteedi pärast. Helikvaliteed on okei, aga mitte fantastiline ja mikrofoni peetakse väga headeks. Siis sel aastal uusi kõrvaklappe ei näidatud, mis ma ei oska öelda, kas tähendab seda, et nad on nagu alla andnud sellel turul, kuna konkurentsi on nii palju või siis nad on 1 aasta vahele jätnud, aga huvitav fakt sellegi poolest, et nad üritasid seda siin paar aastat kõvasti suruda ja nüüd on nagu vaikus. Ja üks asi veel, mis puudub tarkvaras, tegelikult 2 asja. Üks on see, et samal üritusel siis kuulutati välja ka see fakt, et Apple'i tarkvara tuleb Windows 11-le, et iCloud Photos äpp tuleb ja siis ühildub ka Windows 11 sisse heitud galeriiga, Apple TV ja Apple Music tulevad ka Windowsile, et kui inimesed, kellel on Apple'i ökosüsteem, et samal ajal arvutis kasutavad näiteks iPhone'i ja kasutavad Windowsist, siis nüüd on nagu parem Apple'i asju kasutada ka Microsofti seadmete peal või siis Windowsi peal. Ma pean reetma, enne kui me panime saate salvestuse käima, siis oli küsimus, kaarditasime teemasid ja oli küsimus Meelisel, et Apple'i ökosüsteem, et siis iMessage tuleb ka vähe. Seda ei põhimõtteliselt kunagi. Aga ei, WhatsApp ja muud asjad eksisteerivad, mitte kellegi pole mingit vajadust tegelikult iMessage'is kasutada, ärge kasutage midagi muud. Sellise lausega saadet lõpetada on nüüd siis on nädal aega mõelda, et kas see on õige või mitte, sest meil on vist tänaseks teemad otsas. Nii et mõelge, kas WhatsApp või iMessage kumb on parem ja kas maailma mahuvad nad mõlemad ära või mahu. Sellest me täna ei räägi, vaid jätame teid ootele järgmise nädalani. Aitäh kuulamast, aitäh rääkimast.